Kuperjaanlased, tere! Täna hommikul toimus Kuperjanovi jalaväepataljoni territooriumil ligi 1000 teise jalaväebrigaadi reservväelase lahformeerimine. Ehk 4 päevaks suurõppusele siil tulnud mehed ja naised said koju tagasi. Ma loodan, et te võtate kaasa hea tunde, mälestuse ja teadvustate endale, et ka järgnevatel kordadel, kui teid kutsutakse, tulete te hea meelega tagasi, sest ma luban, et siis ka on Kaitsevägi teinud edasi suure arengu. Need 1000 teise jalaväebrigaadi meest ja naist veetsid oma õppusaja metsas, tuletades meelde ajateenistuses õpitud ning meenutati ka aegu, mille esmakordselt Eesti riiki teenima tuldi. Te olete pärit Narvast, ma saan aru, ja 2 aastat tagasi ajateenistusse tulles, siis eesti keelt ei osanud? Üldse ei osanud, üldse ei ole rääkinud. Siis olin SBK ajal põhimõtteliselt ainukene venelane toas, 9 eestlast, 1 mina. Lahendasime ristsõnu, vaikselt õppisin kõik selgeks, küsisin kogu aeg. Kui midagi karjuti korrusel, midagi oli vaja teha, siis tegin kõik järgi, üritasin. Kui raske eesti keel üldse on? Ma ütlen, et üks ilusamatest keeltes üldse maailmas. Mis on teie arvates reservõppe kogunemisele tuleva inimese jaoks kõige olulisem, kõige vajalikum asi? Tahe. Võib-olla, et tahe kaitsta oma kodult, oma riiki. Olete seda tahet siin näinud? Olen. Mis hinde tagasi vaadates võib-olla ise paneksid? 10 pallisüsteemis kuskil 8-9. Sai meelde tuletatud, mis oli meelest läinud. Ja õpitud juurde seda, mis polnud meelest läinud. Jah, täpselt. Reservväelastest tuli siilile kohale üle 90% planeeritutest ja Kuperjanovis oli näiteks see protsent lausa 110 ligi. Mis nii suure osavõtu tingis? Siin on mitmeid põhjuseid. Üks on kindlasti see, et me seekord tegime, meie strateegilise kommunikatsiooni osakond tegi suure kampaania ka nii-öelda siili toetuseks, et inimesed saaksid aru, miks see kohale tulemine on. Me tegime ka väga täpselt, arvestasime palju meil on vaja võtta ülekatet, arvestades seda, kui palju me eelnevatel aastatel oleme sisse saanud võtta. Aga loomulikult ka see, et Eesti sõdurid tahtsid tulla. Ja tööandjad olid ka väga positiivsed. Vahest veel ehk ülikoolidega peaks veel natuke tööd tegema, sellepärast, et vaatamata sellele, et rektorid andsid oma nõusoleku õppetööd ümber korraldada, õppetööd ümber ei korraldatud ja väga paljud vabastati hariduse põhjustel. Täna õppuse siil lõpetanud teise jalaväebrigaadi reservväelased jõuavad koju oma perede ja tuttavate juurde tagasi juba täna õhtul.